My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. Ciao! Ciao Nils! Ciao! Kell on 3:50 öösel ja me tulime just peolt. Okei, tegelikult ei tulnud. Tegelikult me just ärkasime. Panime riidesse viimast asjad kokku ja hakkame kohe lennaama minema. Ja tegelikult ei ole üldse hullu, et kell on 3:50. Näiteks mina sain üle 5 tunni magada. Et mul jumala normaalne olla. Aga õues on täiesti pime, ühtegi autot ei sõida. Ja see ma arvan, et on hea sõita lennaama. Ma võib-olla natuke praegu ajan mingit udu-juttu ka. Aga ma arvan, et lennujaamas näeme. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But I still hit my phone. Toimus on see, et kell on Eesti aja järgi 7:30 ja me oleme lennukis. Hästi oleme kohal. Ja suht okei lend on. Liisa on isegi väga rahulik arvestades, et ta on psühhopaat lennukis. Suht smooth on praegu. Ei ole mingit hullu värki olnud. See on tästi jõudne minu jaoks see maandumine mulle meeldib. Siis saab maha. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Hello! Jõudsime nüüd lõpuks kohale siia kohta. Otsime nüüd meeleheitlikult mingit söögikohta, sest me sõime viimati kella 5 paiku hommikul Tallinna lennaamas ja kell on praegu Eesti aja järgi mingi, ma ei tea, mingi üks põhimõtteliselt. Ja lend oli meil suht normaalne, suht kiirelt läks, 20 ainult ja hästi smooth oli. Näen mägesid. Ja siis me sõitsime umbes 2 tundi bussiga, enne me ootasime umbes tund aega lennaamas bussi peal, sest et see Novatoorse inimene otsis siis mingeid bussi pealt maas olnud inimesi, on ju. Siis tuli välja, et need inimesed ei olnud lennuki pealegi tulnud. Ja siis me lihtsalt ootasime ja otsisime. Ja siis lõpuks saime tulema hakata. Aga ma nüüd näitan teile kohe lahedat asja. Tada! This is awesome. Ilm on mega ilus. Siin ees on Nils. Läbi ta Nils. Nii et me siin kruisime. Ja mõtleme, kust saaks süüa. Ilmselt leiame suht kirjalt mingi koha, sest siin ikka on neid suht palju. Aga you hated my friends. The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. Me nüüd käisime ära linnatuuril, tegime natukene aega parajaks, sest me jõudsime hotelli nii vara, et meie tuba ei olnud valmis. Ja käisime, alutasime siis linnas, otsisime söögikoha, sõime esimesed Wiener Schnitzlid ära ja elasime kohe sellega juba täiega sisse.
siis käisime veel, vaatasime meie selle põhikondli koha üle, kust me üles saame ja ostsime siis piletid ka ära, et homme oleks hea kohe lihtsalt minna mäe peale otse ja siis käisime Sparis. Vaatasime, mis siin huvitavat kohalikku värki müüakse. Siis leidis juba oma mingid lapsepõlve lemmikud maiustused. Ma näitan teile, ta ostis 6 paki ja siis sõi teel hotelli mingi 3 minutiga sõi 4 tükki ära juba. Sellised, minu arust oli nende nimi mingi Moora pea või mingi selline. Kunagi sai neid väiksena söödud. And vanilla coke. Ja ühesõnaga, siis me saime oma toa kätte. Meil on täiega nummi tuba. Näitan teile kohe, mis meie tuba endast kujutab. Teeme siis room touri teile nüüd. Nii, flipime. Nii, tere, siis me tuleme sisse. Siin me paneme oma riided. Siin paneme elanud. Siin on meil selline vintage kapp. Siis liigume siit edasi. Siin on meil täiega nunnu kapp. Ja föön. Suur dilemma oli selle üle, kas siin on föön või mitte. Mina ütlesin Ilsile, et ilmselt on, sest tavaliselt isegi kui ei ole märgitud, siis föön ikka on. Ja siis tema arvas, et pigem mitte. Ja siis ma vedasin kodust fööni kaasa. Mis on suhteliselt pointless. Nii. Siin on meie televiisor. Ja voodi. Täiega suur voodi. Ülimõnus tundub. Hästi armas asi on seal seina peal. Ja siis siit tuleb meie rõdu. Täiega lootsime, et saame vaatega toa. Ja nagu te siit näha võite, on vaade üsna vinge. Ja vaatame siia poole ka. Väga cool. Väga cool. Päike täiega paistab. Nii mõnus. Me vist natukene puhkame ja pakime neid asju lahti. On ju Ils? Mida? Väsinud on nüüd. Appi. Ils tõi just meie hoiuruumist kõik asjad ülesse. On nüüd hullult väsinud. Meie suusaasjad. Ilsi lauakott. Baby, I've been moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. Saage ma nüüd tagasi ja söök oli ülihea ja ülihea oli niimoodi süüa, nagu saaks nii-öelda tasuta süüa, kuigi me oleme tegelikult selle eest juba varem maksnud. Aga suht chill on niimoodi, et lähed, kõik on sinu eest valmis tehtud, meil oli midagi nunnu laud pandud kuskil akna äärde, kus oleks olnud ka üliilus vaade, kui õues ei oleks täiesti kottime. Ja me tahtsime tegelikult minna ka veel poodi, et osta tuppa mingid häid asju ja vett näiteks, aga siin on nüüd siuke värk, et poed pannakse, ma ei tea, maksimaalselt 7-8 kinni ja kuna täna on laupäev, siis pandi poed veel eriti vara kinni, nii et me ei saanud kuskile minna. Ja nüüd me siis tiksume siin toas ja ütleme, et see päev on siis siuke kohanemispäev, et nii pikk päev on juba olnud, me ju 3:30 juba ärkasime Tallinnas, kui me olime ja hakkasime siia tripima, et mõtlesime, et saame siis puhkusel nagu hommikul pikalt magada, on ja siis tuli välja, et hommikusöök on ikka hotellides suht vara, eks, ja viimane buss meie hotelli juurest läheb sinna põhikondli juurde kell 9:56, ehk siis me peame kindlalt selle peale minema, sest me tegelikult saaksime jala ka sinna kondi juurde minna. Ta on umbes kilomeetri kaugusel, me täna käisime seal, sinna ei ole tegelikult üldse pikk tee, aga kuna mina olen suusasaabastega, siis suht ebamugav on mul kilomeeter suusasaabastega käia, et Nilsil oleks oma lauasaabastega nagu väga okei, aga minul suusasaabastega mitte. Ja tegelikult siin on mingi süüke variant ka, mis me ilmselt homme uurime, et saab jätta sinna kondli juurde kappidesse, ostad siis nagu endale kappi ja saad jätta siis sinna oma suusavarustuse, ehk siis suusad ja saapad ja saad siis tavalist jalanõude näiteks koju tulla, et mõni päev me võib-olla kasutame siis seda varianti, kui me ei viitsi selle kõige hilisema bussi peale minna, mis on siis 9:56, et tahame veits kauem siin chillida. Nii et see on täitsa hea variant, sest jala on sinna jumala okei minna, kui ei ole suusasaapaid jalas. Võt, aga me siis siin vegeteerime veel veits aega ja muud miskit homme näeme. Tšau! Käes on meie
esimene suusapäev, teine teisipäev. Me just ärkasime. Mitte just ärkasime, vaid hakkame just õnneks sõitma. Sela vii, das ist deine Liebe. Esimesed laskmised on tehtud. Päris mõnus on. Natukene oli nagu alguses ka hirmus, et kas on kõik meeles, aga... See on nagu rattasõit, vaata. Jah. Lihtsalt lihastel on veits raske, sest sükse lihaseid, siin ei ole ajas, sükse lihaseid ei kasuta väga tihti ilmselt, mis siin nagu lähevad. Tõmbab vähe jalakrampi nagu. Aga suht chill. Inimestel on siin ööaja ja suht soe on ka, et ei pea olnud paksud ennast riidesse topima nagu. Me oleme praegu vist kuskil mäe keskel täpselt. Kuskil mäe keskel, jah. Kuna meil on süke, ütleme nii, et spordi/puksureis, siis me mõtlesime, et me ei kiirusta. Võtame täpselt neid nõlvu, mis me tahame. Tegime pausi. Siin väikse latte. Sergud. Kui oma joogid siin ära ja siis vaatame edasi. Meil ikka siin tundide viisi veel rapsimist täna mäe peal. Me jõudsime kella 10 jõudsime mäele. Siis 20 minti sõitsime kondritega ülesse. Siis hakkasime kiutama. Ma loodan, et tänane päev möödub meil ilusti ilma vigastuseta. Aga okei, siis praegu. Tšau! Lähme kohe õhtusöögile ja me olime täna täiega tublid, läksime kella 10 mäele ja olime lausa kella 4. Ja praegu see annab kõvasti sääremõõtus tunda, et me kella 4 mäel otsustasime olla. Ja avastasime siis täna seda, arvasime hommikul, et võtame nagu üli chillitud, võtame täna sellised siniseid mägesid ja võib-olla mõned punased ja nii. Aga kuna täna oli pühapäev ja mega palju inimesi oli suusakeskuses, siis otsustasime, või tähendab, siis me avastasime, et punased ja mustad on tegelikult kõige paremad nagu võtmiseks, et seal oli kõige vähem inimesi, et sinistel oli ikka täielik hullumaja. Ja mis me siis tegime veel oli see, et kui me maha tulime kell 4, siis me otsustasime teha hästi kiire mini afterski. Kes ei tea, mis on afterski, siis see on siuke näpud püsti täiega hull pidu peale igat suusapäeva, siis erinevates sükestes pubides, mis siin suusakeskus ümber on. Ja kuna meil oli tegelikult selle bussine aega, mis meie hotelli meid tõi, siis me läksimegi kiirelt sinna afterskile, olime, ma ei tea, reaalselt mingi 15 minti seal ja kõndisime ikkagi koju kogu mu arvustusega, see ei olnud üldse nii hull, kui ma eile arvasin. Isegi saime poes käidud oma asjadega ja nii. Nii et kõik jumala chill. Me arvame suurema afterski teeme siis, kui neil siis sünnipäev on. See on teisipäev. Siis tuleb meil kindlasti suht kõva afterski party. Kuna me oleme 2 siis me peame ikka nagu korraliku peo tegema, et oleks ikka sünnipäeva vääriline.
aga me käime õhtusöögil ära ja me nägime, et meil on hotelli keldris siuke asi nagu game zone, kus oli mingid erinevad mängud ja siis me nägime, et seal oli Wii ka. Et me võib-olla, kui me viitsime, siis lähme vaatame seda Wii-värki õhtul, kui midagi muud teha ei ole. Aga Nils on juba nii tubli olnud, et hakkas videot kokku panema teie jaoks. Nii et esimese päeva video meil on koos, aga me ilmselt paneme mitu päeva kokku. Nii et eks näis, millal see video siis üles läheb. Aga okei, praegu siis kõik. Tšau!